Tervitused kõikidele vaatajatele. Nii, seekord siis tulin Peipsi järve avastama, et kahekesi oleme. Tanel on sealpool, et kelguga peal, kuskilgi siin Varnja kandis. Ja nii, hetkel see siis ümber selle saani siin 4 auk või. Nüüd mingi kala ma siin leidsin. Midagi siin sikku juurde nagu käib. Et vaatab. Kui mitte sikut, siis kirvega proovida. Mida ta siis nagu võtab. No. Nii, kõik on siin hea. Putik on enda sõlme keeranud. Aga ütleks niimoodi, et eelmise aasta lõpp ehk detsember hetkest, kui lämmi lahti tehti ja vahepeal ta seal lukku pandi, et ongi neid kalal käimisi väga vähe olnud, et lämmi peale ma olen saanud vist ainult 3 korda eelmise aasta numbri sees, äkki siis 1 korra ainult, jah. Siin siis, kui see vahepealt lahti tehti, Suurjärv, lämmi kinni oli, siis ka need ilmad sellised, nagu nad olid. Jalgsi pidi käima, jalgsi siin kaugele ei jõua, see püük põhimõtteliselt toimuski siin võib-olla selline 2 korda 3 kilomeetrit alal, no seda kala seal oli, et kaugele seal kuskil minna ei saanud ja ega seda võttu ka nagu ei olnud, aga millest ma lõpuks aru sain, et ilma kirveõngeta siia nagu Peipsi peale väga tulla mõtet ei ole, see õng peab olema kaasas, et olid mul siis ka sellised käimised sõbral kirves, tema ikkagi midagi siis nagu kätte sai, mina läksin koju 3-4 ahvenaga. Ja ehk siis nüüd, vahepeal olid need suured külmad, läheb see ilm nagu normaalseks ära, et jää on paks, masinaga saab peale ja tuleb neid kalapüüke ka nüüd rohkem ja sellisena siis suuremal akvatooriumil, et Lämmijärvele ei läinud. Seal on kohahullus hetkel käimas, et seal on meeletu rahvas. Hetkel siis käib siin vilgas kohapüük juba terve see nädal ja kui ma nüüd sinnapoole keeran, siis näete, mis siin on. Siin on laulupidu, nagu seda kutsutakse, et kuhu aga ei vaata, igal pool on rahvas. Ja sellepärast siis seekord nagu valisime siin Peipsi, vaatame, et siin nagu rahulikum. Aga mis siis siit vahepealt põnevat on juhtunud minul siin järve peal, et püüdsin mina siis oma uue isikliku rekordi, see siis haug ja ilm oli tookord külm, -22 oli väljas külma, kaamerakene ütles üles, tegi selliseid 10-sekundilisi klippe ja siis kustus tema ära. Ja hetkel, kui see koll otsa lõi, oli mul see kaamera loomulikult kasti ära pandud. Nii et sai siis teha telefoniga selline väikene klipp ja pilt ka, et seda te siis nüüd kohe näete, et vaatame ära ja siis räägime edasi ja vaatame, mis saab. Lugupeetud, vot täna
on see asi siin kõik nii külm, et mitte mingi kaamera mitte midagi ei tööta. Ja siin on siis haug, lämmihaug 8,4 kilo ja vot siis sellise oma tehtud landi peale. Nii on asjalood. Ja nüüd on mul rekord purustatud, et muidu oli 7,5 kilo, nii et uus isiklik rekord. Nii. Miskit kirve peale. Nagu võttis ja ongi kõik. Nii, nüüd on siin miskit asja otsas. Ilus ahvenas, mis siin on? Oi, kirve peale keegi tuli. Oi, välja tulla ei taha. Nii, kes ta siin? Oppadi, Pätsu. Noh, selline kilone poiss. Suure tõenäosusega. Nii. Vaatab edasi. Mingid jutit on seal veel. Miskit siin alustab. Toksis. Arvata, että toksis.
aasta õhtut hakkab kala võtma. No nii, tuleb tänaseks ära lõpetada. Et kala on hulga. Võtt on selline ikkagi kehva, et sikut põhimõtteliselt kala nagu ei taha. Et kui võttis, siis ainult seda muskat, seda putikut sealt küljest, mis siis lipsuga oli ja suuresti ajast ikkagi nagu see kirves töötas. Kuna ma teda väga ei kasutanud, et üritasin ikkagi selle siku peale seda ahvenat siin käima ajada, siis on see saak hetkel nii nagu ta on. Et Tanelil on parem. Mul on siuke 30-40 ahvenat, et ta kiusas selle kirvega neid nagu rohkem. Ja vot siis nii. Et nagu öeldakse, et kuhuga ta siin ei puuri. Mõnes augus vähem, mõnes rohkem, aga kala on hulga. Ju jälle see ilm siin hakkab muutuma. Uue nädala jälle pluss mingid päevad, nii et võta sa nüüd kinni, et mis siis täpselt siin on. Ja vaatab, mis see saak siin on. Jah, selline tagasihoidlik koos siis boonuskalaga. Jah, et see siis see kilone päts, kilo 30, enne ma kaalusin suurest huvist. Kaalume veel. See on siis jällegi minu uus ahvena rekord, et see aasta kisub kuidagi nende rekordite purustamise poole mul. Et järgmine siis peaks olema koha, peab üle 3 kilo olema, nii et jah, kilo 20 näitab praegu siis kaal. Et siis võt selline ilus pätsu, et kui nad nüüd kõik sellised oleks, siis vaatame kohe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, olekski siis limiit täis. Nii vähe kala tükiarvuga ongi vaja saada, et saaks selle päevanormi täis. Ahvenas on väikene, sa ikka teetme, et lämmiahvenal see keskmine kaal on oluliselt suurem, aga jah, kui siin nagu trehvab, siis võib neid pätse siit välja kakkuda ikka päris palju. Et nii palju Tanelil kala, et ta selline on, peenik nagu ta on, vaatame, mis kaalub. Tükiarvust ei ole mõtet väga lugedagi, et neid on, aga jällegi jah, see, ma juba talle ütlesin, et sa pead oma normi mulle ära andma, et äkki üle normi ei ole. Üle normi, nii. 4,5 kilo, siis valdav osa kõik selle kirvega ikkagi. See on see, mida mina ei teinud, nii et sellepärast on ka siin minu tulema. Vaatame siis, mis siis minu kalad kokku kõik kaaluvad. 2 kilo 230, nii et nii palju siis mul. Nii, aga nüüd siis koju ära järgmise korrani.